Kui mul oleks raadios või televisioonis 30 sekundit, et öelda Eestimaa inimestele midagi, siis see oleks see, et pane oma telefon käest ära ja tee midagi päriselt, kohe praegu, proovi midagi uut. Mis on huvitav laste juures, miks neile meeldib elu, miks nad naudivad seda ja miks me vaatame lapsepõlvele tagasi kui väga ilusale ajale, ongi see, et lapsed ei oota mitte midagi, vaid nad teevad kohe praegu, nad elavad kohe praegu. Kui mul oleks raadios ja televisioonis 30 sekundit, et midagi öelda, siis ma arvan, et ma ütleksin kõikidele seda, et nad oleksid motiveeritud, et nad otsiksid enda jaoks mingi eeskuju ja et nad unistaksid väga suurelt, sest et unistused täituvad. Mina valiksin vaimse tervise teema, kuna minul on endal olnud väga palju vaimse tervisega probleeme ja ma tean, kui rasked need võivad olla ja ühelgi inimesel ei tohiks olla sellist valu. Kui mul oleks 30 sekundit, siis ütleksin midagi positiivset ja motiveerivat nagu kõikidele inimestele Eestis. Et nagu igal inimesel on oma missioon, oma eesmärk selles elus ja et ta võiks nagu selle ära teha. Palun märkame ja hoolime rohkem, sellepärast et me peame lihtsalt rohkem märkama. Kui mul oleks raadios või televisioonis 30 sekundit aega, et öelda Eesti inimestele midagi, siis see oleks see, et hetkel ma tunnen, et inimeste vahel on väga palju vihkamist, aga sellisel raskel ajal me just peaksime olema toetavad üksteise suhtes, et olge abivalmid ja hoolivad. Mina tahaksin öelda võib-olla oma elu moto ehk YOLO, mis tähendab siis sa elad ainult ühe korra, sellepärast et see on tõsi ja sa peaksid nautima igat päeva, lihtsalt võtma kogu aeg igast hetkest viimast, sest et sa ei teagi kunagi, millal sul enam ei ole võimalust teha neid asju, mida sa tahad teha. Kui mul oleks raadios või televisioonis 30 sekundit, et ma saaks öelda mida Eesti rahvale, siis ma ütleks ilmselt seda, et püsime terved ja oleme hästi sõbralikud üksteise vastu, et ei tekiks suuri meeleavaldusi. Kui ma saaksin täna kuldvõtme laste ja noortega seotud probleemi lahendamiseks, siis ma arvan, et lahendaksin selle kuldvõtmega internetiprobleemi. Kuna väga paljud lapsed on tänapäeval internetimaailmas kinni ja see võib neile väga halvasti mõjuda. Paljud kaebavad tänapäeval depressiooni ja meil on muud tänapäeva ühiskonna probleemid ja ma usun, et need on suuresti internetimaailma saadus. Kui ma saaksin ühe kuldvõtme, mis avaks ukse noorte probleemi lahenemiseks, siis ma arvan, et see probleem oleks koduvägivald, sellepärast et igal lapsel, igal noorel, igal inimesel peaks olema vägivallavaba kodu. Palun hoolige oma lähedastest ja vaadake, et teie ümber oleks õnnelikud inimesed ja märgake probleeme. Ma valiksin mõtlematut teema, et vanemate kasvatus, sest see nagu on tüvi kõikide probleemide suhtes, et nagu kui lapse seas on kõik korra, siis nagu tulevased probleemid ei ole nagu niivõrd raske. Kindlasti oleks noorte vaimne tervis, sellepärast et ma leian, et sellele ei pöörata piisavalt tähelepanu. Kui ma saaksin kuldvõtme, mis avaks ukse ühele laste või noorte teemale lahendamiseks, siis see oleks sotsiaalselt tõrjutud lapsed, sest ma olen ise seda pidanud tundma ja ma tunnen, et sellest teemast räägitakse liiga vähe. Mina võib-olla lahendaksin probleemi seoses noorte enesepildiga, kuna tänapäeval väga paljud noored vihkavad oma välimust, vihkavad oma häält, keha, üleüldse ennast. Ja mina lihtsalt tahaksin, et noored ja lapsed näeksid ennast sellisena, kes nad on, ehk siis väga ilusad ja head ja toredad inimesed. Kui ma saaks kuldvõtme, mis avaks ukse laste või noorte probleemi lahendamisele, siis ma valiksin kooli kiusamise, sest meie koolis eriti sellele tähelepanu ei ole pööratud ja ma tean väga palju inimesi, kes selle all kannatavad ja ma arvan, et sellest tuleks rohkem rääkida.